olen Alek ja siis mul on 2 teemat teile pakkuda. Et üks teema puudutab igaüks teist ja mind teine teema puudutab toodet, teie toodet või nii nagu kasutaja või mida te arendate, et kumb te valite? Ette peab valima kohe või? Ilma et teemat teaks, peab valima või? Jaa, et kas mis puudutab isiklikult teid või pigem toodet, millega teie teete tööd? Isiklikult. Isiklikum? Jah. Okei, väga hea. Nii valitud. Siis räägin isiklikust teemast. Et isiklik teema tegelikult on see, mis ma viimasel ajal nagu siin olen kokku puutunud päris mitu korda. Ja see on selline asi nagu õppimine. Õppimine ja kuidas me õpime ja mida me õpime ja miks me õpime. Et ma ei tea, kui palju te olete mõelnud, et miks te olete siin. Et miks te tulite siia. Et minu jaoks näiteks DevClub on kindlasti see koht, kus ma saan hästi palju kiiresti õppida. Noh, näiteks sellest, et kuidas mõnikord ei ole midagi teha ja siis on võimalik kammida läbi väga huvitavaid kommentaare koodist. Ja muudki asju, et igaüks teist on midagi õppida. Et igaühelt, kes tuleb. Aga võt, õppimisega on selline asi, et tegelikult igal ühel on oma mingi kogum oskustest. Ja kui me tuleme kuhugi tööle näiteks või alustame kuskil tööd, et siis sellisel juhul tavaliselt meil on nii, et no, siin on oskused ja väärtus. Iga oskus, mis meil on, annab meil mingisugused väärtust. Et me oskame sellega midagi lahendada. Meil põhimõtteliselt inimesed tänu meile on kergem teha nende tööd ja nii edasi. Nii et siis on väärtused. Ehk siis mida suurem ja rohkem oskuseid, seda on suur tõenäosus, et meie suudame suuremat väärtust anda. Kui me tuleme kuhugi tööle ja me oleme õppinud, meil on mingi kogum, bagaž, et siis me tuleme, et alustame mitte nullist, et me oleme juba mingil määral midagi õppinud ja me hakkame, kuna tööandjad tegid õige valiku, et siis hakkame andma toodangut aja jooksul, siin on aeg. Ja aja jooksul, et meie muudkui lisame sinna ettevõtte sisse. Kuna meil on mingi kogum trikke, mida me oskame. Nüüd aja jooksul need trikid, olukord muutub ja need trikid enam ei tööta. Need trikid ei aita meil nüüd lahendada need probleemid, mis tulevad nüüd kuidagi surutakse peale, olukord teine, tehnoloogia teine. Ja me saame aru, et okei, nüüd on vaja minna ja midagi õppida. Et me peame kuskilt hankima teadmisi juurde. Me lähme, ma ei tea, istume siin kellegagi koos, lähme DevClubi näiteks, istume ja kirjutame koodi teistega koos. Et ma sain nüüd mingi oskusi, mida minul enne ei olnud. Ja selle tulemusena tegelikult nüüd vanad trikid, mida ma enne oskasin, nad ei tööta. Ja uued, samas ma ei ole nii hea veel. Ja ma põhimõtteliselt oma tootlikkuses nüüd tulles tööle ja proovides neid rakendada, hakkan langema. Ma ei suuda neid enam, ei ole nii efektiivne, nagu ma alles olin. Aga aeg möödub. Ma nüüd hakkan mõistma, kasutan neid jätkuvalt, ma hakkan mõistma, kuidas see töötab ja mis juhtub, et mingi aja peale ma tegelikult lähen ja hakkan taas tootma väärtust ja nüüd on juba uute trikkidega kiiremini. Kuid tsükkel jätkub ja mingi hetk meil on vaja uus tsükkel läbida. Meil on vaja uued asjad taas ära õppida ja taas meil on langus ja uus.
ja see asi kestab ja kestab. Et need kohad on tegelikult väga olulised kohad, et need kohad on siis, kui meie ise hakkame tahtma midagi muuta. Me lähme oma juhtide juurde, ütleme, kuule, vaata, ma näen, et vot see asi ma pean ära õppima. Vot see on see koht, mida ma ei oska. Ja kui juhid on, ütleme nii, heatahtlikud, mõtlevad teiega kaasa ja mõtlevad, et okei, jah, tõesti, et mine õpi. Ja rahastab seda koolitust näiteks või kui iganes konverentsile minekud. Ja siis te tulete tagasi ja nüüd juhid väga tihti vot sellel hetkel, kui teie tootlikkus nüüd langeb, hakkavad mõtlema sellele, et kuule, see ei tööta. See ei ole õige asi. Et teeks nii, et ei kasuta nüüd see asi, mis sa nüüd õppisid, et see on mingi järjekordne haip, järjekordne trend, et enam meie sellist asja ei taha. Ja mida nad teevad? Nad ütlevad põhimõtteliselt, jää sinna, kus nagu sa oled praegu. Noh, sa vanad enam, aga sa ei taha ju vanu asju väga teha. Et sa tahad nagu teistma ja siis sa nagu kahe vahel. Ja vot juhtide jaoks tegelikult kogu see asi on see, et mis nad näevad see miinus siin, et noh, sul on tegelikult, sul on langus, sul on halvasti, sa ei tooda raha enam ettevõttele nii palju, kui sina oled toonud enne. Aga mida nad ei näe tavaliselt, on see, et aja peale tegelikult, kui nad pidevalt investeerivad ja aitavad teile edasi arendada, siis see ettevõttele toobki päris palju juurde. Ja see asi on tegelikult see, mis te ei pea imestama. Et ükskõik, mida te õpite, ükskõik, mida te ei taha uuesti hakata kasutama, siis tegelikult te hakkate läbima pidevalt täpselt samasugust tsükli. Nii et õppimine on alati seotud sellega, kui on see tõsine õppimine, sellega, et teil mingi hetk tekib langus teie tootmises. Ja kui teie mingi hetk hakkate kartma või teie juhid hakkavad kartma, siis pigem te kuskilt fikseerite mingil tasemel ja seda tase, nagu minu üks hea sõber nimetab, see on selline organisatsiooni põhimõtteliselt tase, milleni teie saate ennast arendada. Sellest edasi, kas te lihtsalt nõustute sellega, te jääte sellel seisma põhimõtteliselt või te lahkute sellest firmast. Ja hakkate otsima midagi muud ja mingit uut tegevust, mis aitab teil kaasa arendada. Nii et vaadake, mõelge, et kus te olete, kuidas teil läheb, kas te olete tundnud kunagi, et mingi uus asi õpitud, aga ma ei saa seda rakendada. Või võib-olla te tunnete juba see, et ei anna keegi võimalus praegu nüüd areneda. Et noh, mis siis saab? Pikalt seda ei saa venida, kuna kui te jääte, fikseerite ennast ära, siis teie põhimõtteliselt konkurentsivõime pidevalt läheb lahku sellega, mis toimub turul. Inimesed, kes õpivad, kes jätkavad seda teekonda, kes julgevad failida ja taas võita, failida ja taas võita, siis nad on väga kiiresti tegelikult on väga nõutud ja paremad spetsialistid. Nii et selline lihtsalt mõtlemisaine, mis ma tahtsin teile anda, ja midagi muud ei ole. Aitäh! Küsimusi ei ole. Küsimusi ei ole, siis tänan avekut.